võiks öelda, et viimase paari aasta selline olulisem suurem Makita uudis on teadaolevalt olnud see, et nendel on uus XGT akude peal põhinev tööriistasari. XGT tööriistadest oleme me nüüd mitmes oma saates rääkinud, oleme tutvustanud nii erinevaid akutrelle, erinevaid saagisi, kõike muud kuni mugavustoodeteni välja, mis XGT aku peale tööle on pandud. Aga täna ma ei tahagi rääkida tööriistadest, vaid sellest, et praegu võiks olla üks parimaid hetki omale just nimelt neid XGT tööriistasid soetada. Nimelt Makital on käimas üks väga vahva kampaania, kus loositakse välja kõikide XGT tööriistade ostjate vahel supilaud. Kui täpne olla, siis 3 supilauda. Tegu on tõesti vahva supilauaga, see on suur, tugev, siukene, et ausalt öeldes plakati pealt vaadates mulle tundus, et sinna võib kogu perekonna peale panna ja endiselt on ta kena ja stabiilne ja sellega saab järve peale ringi lasta. Nüüd kampaania täpsustuseks arvesse lähevad kõik XGT tööriistad, ehk siis mugavustooted on seekord nii-öelda kampaaniast väljas, ehk siis raadiot, lambid, muud sellised asjad ei loe. Küll aga kõik aiatööriistad ja aiatööriistad on ju praegusel aasta ajal vaata, et võib-olla olulisemad kui kõik muud tööriistad, sellepärast et kevadel tuleks suure hooga ära teha kõik aiatööd ja siis saab tagasi minna nii-öelda suve teises pooles ehitustööde juurde, kui oksad on lõigatud, murud on niidetud ja hekid on pügatud. XGT tööriistadest veel nii palju, et kes ei tea, mis on täielik tööriista valik, mida XGT sarjas üldse pakkuda on, mis sealt teile just sobida võiks, siis Makital on ka väljas just värske trükisoe XGT brošüür, mis on siis pühendunud ainult nendele XGT tööriistadele. Loomulikult on hästi varustatud kauplustel saada ka need suuremad kataloogid, kus on siis kogu nende tootevalik, sest et ega kui me siin ainult nendest XGT tööriistadest räägime, siis tuleb meeles pidada, et ega need 18-voldise akuseeria masinad kuskile kadunud pole, nad on täies jõus, aga sinna tuleb uusi tööriistasid juurde. Kui me nüüd räägime nendest 40-voldistest XGT-seeria akudest ja nende juurde kuuluvatest tööriistadest, siis võib-olla nendele, kes ei tea, võib-olla tähele pannud 2 sõnaga ülevaade, millega tegu. See on siis Makita uus võimsam akuseeria. No ilmselgelt, kui ma kasutan juba sõna võimas, siis see tähendab seda, et need tööriistad, mis seda akut kasutavad, saavad olla natuke võimsamad. Ehk et siis, kui varasemalt oli sul tavaline ühe akuga akutrell, kus tuli teatud võimsuspiir ette, kui võimast akutrelli sinna külge saab panna, siis nüüd on see võimsuspiir nihutatud, mis tähendab seda, et trell on võimsam. Teine asi XGT akude puhul on see, et need akud on nii-öelda targad akud, ehk nad suhtlevad tööriistaga, annavad välja nii palju voolu kui vaja ja teevad seda siis nii-öelda energiasäästlikult, ehk et kui sul ei ole nii parasjagu täisvõimsust akust vaja, siis ta kasutab ka sealt vähem voolu, mis tähendab seda, et aku võiks siis võrreldes nii-öelda tavaliste 18-voldiste akudega natukene kauem ka kesta. Tegelikult võibki lihtsustatult öelda, et 40 volti XGT seeria akud ja nende juurde käivad tööriistad said loodud selle jaoks, et ka viimased vedelkütusel ja juhtmega töötavad need võimsamad tööriistad saaks nihutada akude peale. See lihtsalt varem ei olnud võimalik. Loomulikult toote valik on suur, mis järjest suureneb, ehk siis kõik samad tööriistad, mis varem olid 18-voldise peal, nii-öelda põhitööriistapark on olemas ka kõik XGT peal. Loomulikult seal on veel erinevaid nüansse, näiteks nagu see, et aku on iseenesest juba konstruktsioonilt natukene vastupidavam, natukene tugevam, see tuleneb ainuüksi sellest, et kui tööriistad on võimsamad, igasugused väändemomendid on suuremad, aku võib-olla hakkaks logisema kergemini seal nii-öelda tööriista kere küljes, juba sellised väiksed detailid nagu nii-öelda plastliidesed peavad olema tugevamad, nii et kui on vaja natukene võimsamaid tööriistu, natuke kauakestvaid tööriistu, siis kindlasti see on hea valik. Ja muide, kui rääkida aiatööriistadest, siis seal me räägime ju võimsusest päris palju. Näiteks tavaline nii-öelda kettsaag. Kettsae puhul on väga oluline see võimsus ja akukestvus. Kui me räägime muruniidukist, kui me räägime veel suurtest muruniidukitest, sest et ma ütleksin, et need kõige suuremad muruniidukid XGT akude peal on ikkagi juba tõsise suurusega tööriistad, millega saab teha pikalt ja tõsist tööd, siis seal lihtsalt võimsamat akut on vaja, sellepärast et väiksema akuga ei tuleks midagi välja sellest tööst. Ehk siis on teatud tööriistad, mille puhul võimsamat akut
kus on see hädavajalik, kus ei saagi väiksema akuga see tööriist olla. No informatsiooni on ilmselt palju, kõik täpne informatsioon selle kohta, kuidas see kampaania käib ja kust kauplustest kampaaniatooteid osta saab, leidub makitakampaania.ee kodulehelt. No loomulikult kõik olulisemad Makita partnerid kampaanias osalevad, näiteks Talmaki kauplus, kus me praegustki oleme, on loomulikult kampaanias kaasas ja lisaks sellele veel 19 kauplust, kust Makita XGT tööriistu kampaania korras osta saab. Kui ostate tööriista, osalege kohe selles loosimises, et meelest ära ei lähe. Kauplustest leiate need väikesed QR-koodid, on brošüüri peal või bännerite peal, skännite sisse, teete registreerimise ära. Ja muide, tore asi on veel see, et kui te ostate endale näiteks, teete selle esimese XGT sarja ostu, ostate kohe terve komplekti tööriistu, kus on siis sul sees mitu akutrelli, tiigersaag, nurklihvi ja kõik muud asjad, siis iga tööriist eraldi on nii-öelda loosipilet. Ehk siis kui ostate komplekti, siis ei ole ainult üks loosipilet, vaid iga tööriist on loosipilet. Nii et sealt on nii-öelda loosis osalemise tõenäosus kohe palju suurem. Viimane suppilaud loositakse välja 10. juulil, nii et aega on teil veel kõvasti. Kui teil vähegi mõttes oli, et võiks XGT sarjale võimaluse anda, siis mis ma oskan öelda? Nüüd on see hetk.